armas pealtvaataja, täna on meie jaoks väga oluline päev, sest mind on volitatud kõnelema maa vaimse hierarhia ja Ema Maarja kaaskonna poolt, tutvustamaks seda projekti ja tegevust, mis on siin Maarjamaal selles kiiruumis siin toimunud palju aastaid, aga mille algusaeg ehk daatumina võiks olla aastal 2010 jaanuar. See töö, mida me oleme siiani teinud, on olnud paljudele mõistmata, sest näiliselt oleme me olnud sellised tavapärased MTÜ baasil vabatahtlikud tegutsejad. Oleme käinud koos, teinud üritusi, korraldanud lastele laagreid ja ettevõtmisi. Samuti oleme tutvustanud teraapilisi tegevusi ja näidanud, kuidas lihtsad inimesed, kes varasemal ajal olid pigem tagasihoidlikult oma ametialal või oma perekonnaringis, on saanud äratundmiseni, et nende sees on hing, mis kuulub Ema Maarja kaaskonda ja selle hinge äratamise järel on nad asunud oma andepõhisele loomisele, aga esmalt teinud endaga väga suurt puhastus- ja tervendustööd. Täna 4. juulil, mis ajalises mõttes on väga märgiline, mõeldes kuupäeva tähendusele, on siis meil võimalus välja öelda see sõnum, et Ema Maarja laskumine on olnud pikk ja kogemusrikas ning selle laskumise eesmärk luua maa peale teadushariduse projektkool, millest peaks kasvama välja suurem Eestimaalt edasi liikuv maailmapuukool, võib saada sellise näidise ja idufirma taolise ettevõtmise, millest saaks alustada juba paljude ärganute kaudu uue ja palju mahulisema kooli loomist. Täna räägin ma sellest, mida me siin selles küllaltki väikeses, aga meie jaoks olulises keskuses oleme juba loonud ja põgusalt ka sellest, mis on antud juhul minu roll olnud selles keskuses ja kogu selles loos, mida me oleme nimetanud müsteeriumkooli loomiseks ja Ema Maarja laskumiseks. Kutsun sind täna vaatama, kuidas on loodud ilma suurte vahendite, aga samas südame ja loovusega sellist keskust, milles praegune hingeravikooli õppurkond on saanud juba oma praktilist töökogemust ja samas ka omavahelist suhtlemist treenida ning milles on võimalus juba osutada teenuseid avalikkusele meie koolist väljapoole. Nii et ole lahke, tule minuga kaasa. Alustame siis kõigepealt sellest pesast või kobara töötoast, mis on tavaliselt olnud meile selline maandamise koht, loovuse koht ja kus ei räägita väga palju ei müsteeriumist ega inglitest, küll aga sellest, mida inimene oma kätega oma hinge jaoks ära võib teha. Töölaboriruum on siis selline stuudiolik. Siin saab teha tuunimistööd, meisterdamistööd. Siin saavad kooliõppurid ennast teenimispäevaks valmis. Ja omavahel öeldes on see hästi oodatud töötuba ka kõigile meie õppuritele, et maandada ennast igapäevasest päevapingest
ja teha midagi uutki omanäolist, millest saab näiteks ka oma kodu kaunistada. Töölabor on küll teraapilise tähendusega, aga töölabori perenaine on välja õppinud tegevusjuhendaja ja tema pädevuses ei ole otseselt kedagi tervendada kui terapeut, vaid olla juhendajaks erinevatele töödele ja töötubadele, millest ta juba oma käteosavuse ja andega on väga osav. Siia ette jääb ka meie selline rahuinglite telk, mis on näide jällegi sellest, kuidas üks kindel meetod meie koolis läbi aastate on järjest edasi liikunud. Nii et see rahuinglite telk on siis meil ootamas suuremat rahva hulka ja loodame, et see lindude lennurida saab järjest rohkem kurekesi juurde ja paljudele jääb see selliseks märgiliseks mälestuseks, kuidas hea mõte võib luua ühist meeleolu või siis anda endale sellist tasakaalu ja näidet, et minagi võin midagi maailma rahu heaks ära teha. Liigume siis nüüd edasi 2 terapeudi tööruumidesse, mis ei tähenda küll seda, et siia jäävad alatiseks ainult 2 terapeuti tööle, vaid meie ambulatooriumis on nii nagu taevases maailmas kobarkondade süsteem, nii et kummagi terapeuti tööruum on teatud kobara selline ühine tegevusruum. Nii et esialgu küll on siin vaid 2 õppuri tegevus ja teenus, kuid eeldame, et liikmete liitumisel tuleb siia juurde veel teisigi, kes selles valdkonnas suudavad oma annet teistele edasi anda. Nii et siin on siis loovterapeudi või saviteraapia töötuba, kus peamiselt praegu käivad ka lapsed, nii et lastetöö esialgu piirdubki sellega. Aga kogemus on juba päris pikaaegne ja eeldame, et kui kool rohkem käivitub, siis saab ka see populaarsust juurde, sest olgu öeldud, et saviteraapia ei ole ainult lastele mõeldud ja see ei ole ka keraamika, ütleme veel lisamärkusena. Nii, nüüd kui me ennem rääkisime sellest rahuinglite telgist nii-öelda, siis siin on veel üks selline telk, mille me avastasime suvistest loodusravilaagritest, et inimestele ja eriti just lastele sealhulgas meeldib väga selline punumine, paelte punumine. Ja siis selle tõttu me oleme selle siia just teraapiaruumide ette paigutanud, et terapeut saab eelhäälestuseks, kui inimene tuleb väljaspoolt ja on vaja rahuneda või häälestuda meie auditooriumi vibratsioonile, et siis siin telgi juures punuda, kas või harjutada erinevaid punumise viise või teha endale käepael ja selle käigus siis ajada ka juttu, et pinged lahtuksid ja tekiks häälestatus sellele, mis hakkab toimuma siin selle teraapiaruumi ukse taga. Teine teraapiaruum on siis pigem massaaži tarbeks ja siin on siis ka praegu erinevad massaažiliigid küll ühe terapeudi poolt väljaõppe saanud. Et on siis vana-eesti massaaž ja ka näomassaaž ja aeg-ajalt püüab siis terapeut ka klassikalise massaaži võtteid sisse tuua. Vana-eesti massaaž pannakse siia matid maha, et ta on teistmoodi kui on klassikaline massaaž. Aga on olemas ka klassikalise massaaži laud,
nii et terapeut on võimeline mõlemat massaažiliiki rakendama, kui on soovi ja teenimist. Hingeline teenimine on alati seotud inimese südamega ja õigupoolest avanemine valgusele toimubki just tänamise, südame avamise, mingite lihtsate tegevuste kaudu, milleks on meil siin selline lihtne joonistus, kus esmakordselt tulija või meie külaline võib otsida siit südamepuult ühe südamekujutise ja kasutada siis oma meelisvärvi ja seda südant siis siia südame poole ka värvida. Nii et sellised lihtsad loovmõtted, aga kui me jälgime, kuidas inimesed seda teevad, siis isegi selline väike loovtegevus võib teinekord inimesel silmad särama panna, et ta teeb midagi sellist, mida ta tavaliselt ei tee ja eriti veel võõras kohas. Nii, ja jõuame praegu siis siia, kuna meil on tegemist ikkagi kooliga, siis jõuame ka sellisesse ruumi, kus me saame teha koosolekuid või väikesi koolitunde. Seda me nimetame siis grupiruumiks. Nii et kui õppurid tulevad siia kokku, siis peamine tegevus toimub selles ruumis. Kui me eeldame, et see töö toimub laua taga ja kasutades siis tehnilisi vahendeid. No teadupärast igal pool, kus on koos palju inimesi ja kus on pikad päevade, on vaja ka sellist puhketuba või sellist ühist koosolemise tuba, mis ei ole liiga ametlik, siis selleks on meil siin kööginurgast edasi ruum, mille nimeks me oleme pannud salong. Selle salongi toolid on siis õppurid ise oma kätega uuesti tuuninud. Ja see oli ka selline vahva loovtegevus, mis kestis päris pikka aega. Ja samas on meil siia ühe õppuri poolt annetatud oma isiklik klaver, mille me oleme häälestanud ja kuna üks kooliõppur oskab ka klaverit mängida, siis üsna tihti me laulame klaveri saatel ja see on jälle selline väestav ja kollektiivi liitev tegevus. Siin on meil ka väike raamatukogu. Ja raamatutega on meil siis selline seos, et igaüks võib muidugi siit võtta ja lugeda, kuid meie õppeprogrammis on raamatutel pigem selline osatähtsus, et me kasutame raamatutest mõned peatükid ja püüame siis seda peatükki vastavalt meie kogemusele või siis mingisugusele sellisele teemale, mida me käsitleme, et püüame siis raamatu tarkust reaalsesse ellu ümber tõlkida. Omapärane on see, et üldiselt teada-tuntud kirjamees Valdur Mikita on sedasama tähelepanekut televisioonis rõhutanud, et pigem loe natuke ja püüa selle sisust lõpuni aru saada, kui et sa loed väga palju raamatuid ja pärast suurt midagi ei mäleta. Ja jõuame siis ühe tähtsa ruumini, kus siis saab elukäigunõustaja oma teenust osutada ja siia võiksid siis liituda ka edaspidi teised nõustajad, kellel on sarnane teenuse suund.
ja selles ruumis siis toimuvad ka sellised staabiüritused ja ametlikud vastuvõtud ja kohtumised. Nii et esialgu on see ruum olnud võib-olla kõige vähem kasutuses üldises mõistes, aga mida enam me kooli tutvustame ja meil on juba neid inimesi, kellega me saame kokkuleppeid teha ja koostööle asuda, siis eeldame, et selles ruumis on rohkem liikumist. See suur latern on meiega kaasas käinud juba Viljandi aegadest saadik ja iga kord, kui ma siia laterna läidan, siis meenuvad need aastad ja tegevused, mida me pika aja jooksul oleme läbi viinud lootuses, et ühel päeval saabub see aeg, millal kool saab suure elujõu ja me vabaneme sellest suure teki või laotuse kandmisest, kus me peame ise oma õlad all hoidma, sellepärast et veel ei ole meil väga palju abilisi. Et seal loovteraapia ruumis rääkisime sellest, et lastetöö on meil põhiliselt just savitöö või saviteraapiaga seotud, kuid selleks, et natuke kindlamat jalga maha saada, kuidas üleüldse lastega edaspidi tööd teha, on kõik meie õppurid saanud kogemuse meie suvistes loodusravilaagrites, mille kohta on meil siis loodud 5 erinevat fotoraamatut ja kus on siis meie laste sirgumine fototõenduse alusel näha ja samamoodi ka see, et kõikides laagrites oli oma kindel teema ja kõikides laagrites oli näha, kuidas meie enda õppurid lastetöös ja üldse omavahelises koostöös kasvasid ja õppisid selliseid lihtsaid tegevusi rakendama, et kui meil on vähe vahendeid või kui meil on kriisiolukord, et kuidas siis ikkagi hakkama saada ja et mitte kohe alla anda, kui on ebamugav või milleski jäävad oskused puudu. Alustades seda jutuajamist või tutvustamist, nimetasin ma seda, et meiega on kaasas maa vaimne hierarhia ja ema Maarja koos oma kaaskonnaga. See tähendab seda, et kogu see hingeravikool ja kogu see projekt, mida me oleme aastaid, võib juba öelda üle aastakümne arendanud, on maavälist päritolu, kuid maiste inimeste abil nähtavaks tehtud. Selle kooli eripära on see, et õpetused tulevad meie mõistes taeva suunast, ehk siis see on müsteeriumkooli tegevus, kuid see reaalsus, mida inimene kogeb ja kus ta saab meiega kaasa teha, kus ta saab õppida, ennast treenida, puhastada, tervendada, enda annet teistele abiks anda, on vägagi maist nägu ja seetõttu on üsna tihti inimestel raske aru saada, kus on siin need inglid ja miks me üldse nimetame oma tegevust maaväliste juhitud tegevuseks või inglikooliks. Kui me läheme ajas tagasi teise tsivilisatsiooni, mida tuntakse Egiptuse tsivilisatsiooni all, siis tol ajal, kui toimusid suured hingede ülestõusmised ja juhiks oli Isis, kes oli minu kunagine hinge
hingeosa või kehastumine. Tol ajal peeti oluliseks ka teadvusharidust ja müsteeriumkool oli tollal väga arenenud ning selle jaoks oli siis loodud nii Horose parema silmakool, vasaku silmakool kui ka keskmise silmakool. Horose parema silmakool on pigem meheliku mõtlemise ja teadvuse arendus. Horose vasaku silmakool naiseliku mõtlemise ja tegevuse arendus. Ja nüüd see Horose kolmas silm ehk siis see vahepealne keskmine silm, seda nimetavad nad eluks endaks. Ja vaat just seda sama elu enda kooli arendatakse meie projekti raames, kus oluline on hinge tähtsuse mõistmine, oma hinge ülesäratus ja oma hinge arendus, ego allutamine hingele ja oma isiklikule kõrgminale ning samuti puhastumine sellest, mis inimest edasi ei lase liikuda, sest on kurvad mälestused, on konfliktsed olukorrad, on mingisugused tragöödiad, mis inimese mälus takistusi teevad. Nii et selle tõttu ka need, kes on hinges üles ärganud, peaksid endale selgeks tegema selle, et paratamatult tuleb tegeleda oma madala mina puhastusega. Ja ehkki see ei ole meeldiv, ehkki see ei ole ka väga kerge tegevus vaadata otsa oma mineviku tegudele ja mõtetele, millest ka teised võivad olla puudutatud või häiritud olnud, tuleb seda siiski teha. Siin on lohutuseks see, et ego ravi, mida meie koolis ju rakendatakse, on teada kui kõigi inimeste maise mina puhastus ja et kõik, kes elavad maises kehastumises, on moel või teisel midagi oma elus teinud sellist, millele ta uhke ei ole või mis on põhjustanud kas pahandust, kellegi nuttu, kellegi meelepaha. Ja seda tuleb võtta kui loomulikku nähtust meie ühisteaduses, kus me siin inimestena elame. Müsteeriumkooli eripära on see, et tuleb mõista müsteeriumi toimimise viise. Ja just see on see raskus, mida meie koolis õppurid tajuvad ka siis, kui ta tuleb alles alguses kooli ja isegi siis, kui treenitud on juba aastaid, sest raviskeemid, liikumise skeemid, loomise skeemid on väga mitmekihilised, siin on oma algraamid, algmõtted, millest tuleb edasi liikuda ja suuta olla maavälise juhtimise jäljes algusest kuni selle eesmärgini, kuhu on soovitud edasi liikuda. Aga selle juures on hea tõdeda seda, et kõik õppurid on nii-öelda ühes paadis ja üksteist aidatakse, toetatakse, antakse oma kaasnõu, kui tarvis on. Kuid selge on see, et igaüks, kes kooli tuleb ja soovib ennast suureks üles ehitada, ehk siis avatariks üles ehitada, peab mõistma seda, et igaühel on oma isiklik elu vastutus ja et aidata saab ainult nii palju, kui tarvis, et inimese enda soov ja tahe on see, mis käivitab tema tegeliku potentsiaali ja aitab tal seda missiooni täita, milleks ta tegelikult maale hingena on tulnud.
ja kui ma räägin siin lisaks sellest, et kuidas on toimunud siis minu isiklik liikumine selles suunas, et ma võin sellest praegu siin kaamera ees rääkida, siis isiklik puhastus on olnud alati prioriteet ja enne teisteni liikuda ei lubatud, kui ma olin saavutanud selle taseme ja puhtuse, et ma sain olla puhas kanal. Ja kuna minu endine elu ja kogemus on olnud siiski seotud õpetamise, treenimise ja protsesside juhtimisega, siis see on olnud abiks, et suuta olla praeguses mõistes elukäigu nõustaja ja sellise kooli looja ja arendaja, mille üks võimalus on see, et inimene näeb oma tegelikku loomust ja imet, ja seda imet olen ma ka ise pidanud enda sees nägema ja kogema, kui tegelikult maavälised teejuhid andsid järk-järgult teada, et minu suurem mina on ema Maarja ehk inglite kuninganna Maarja. Ja kui vahel mõeldakse, et see on nii suur lugu ja see on nii paljude uskudega seotud, et kuidas selline asi saab siin Maarjamaal toimuda, siis see, kes teab lugusid erinevatest eludest ja reinkarnatsioonist, see mõistab, et erinevad lood on loodud erinevates paikades ja erinevates kehastumistes olema, nii nagu antud ajahetkel selles loos on tarvis. Ja ehkki see minu kõrgem mina on teada kui väga suur jumalanna ja kõige looja, siis inimelus ei pea ma mitte seda tähtsaks või tähtsaimaks, vaid seda, et ma suudan olla selles missioonis, et ma suudan teha kõike seda, mida kõrgem maailm ja teadvus soovib. Ja et ma ei anna alla ka siis, kui soovitakse öelda, et seda pole tarvis või see jutt ei vasta tõele, mida meie siin oma õppegrupis oleme välja toonud. Ja kui nüüd mõelda sellele loole, mille eesmärk on liikuda suure maailmapuu kooli poole ja küsida, et miks see just siit väikesest Eestist alguse sai või miks on see siin Maarjamaal nii tähtis ja seotud ikkagi usuga, mida eestlane ju nii väga ei järgi ja millest eestlasel võib-olla mineviku mälestustes on kurbi kogemusi, kui me meenutame ristisõdasid. Aga täna me sellesse ei lasku, sellel on omad põhjused ja oma juurtähendus olnud. Täna me räägime sellest, et Maarjamaa on tegelikult Hyperborea eellane ja Hyperborea oli väga kõrge energeetikaga ühiselukord ja selle mälu ja selle aja hinged hakkavad uuesti tänasel päeval end ilmutama. Tähtis on aga mõelda sellele, et üks asi on saada ajaloost või hingede maailmast informatsiooni, mis on meie jaoks küll põnev ja tähenduslik, aga see, mida me peame tegelikult siin ellu viima, on ikkagi tegelik tegu ja iidsete hingede eesmärk ja missioon on äratada paljusid ja abistada neid, kes on nooremad hinged või kellel puuduvad esialgu teadmised vaimumaailma ja üleüldse looja õpetuse ja juhiste järgimise kohta.
nii et väga paljud inimesed siin Eestimaal ehk Maarjamaal on asunud tervenemise ja tervendamise teele, mis on väga suurepärane tulemus, kuid praegusel ajal on ülesanne ja üleskutse sellele, et need, kes on ennast tervendajaks, terapeutiks, nõustajaks koolitanud ja kellel on kogemused, et nad koonduksid ja et me saaksime asuda kooli loomisele paljude annete kaudu ja paljude valgustöötajate kaudu, sest valgusega teenides ei saa olla konkurentsi, vaid igalühel on oma roll ja oma tähendus selles mosaiigis. Nii et kokku me peaksime Eestimaal saama ühe sellise suure kogukonna, kus valgust jagatakse nii nagu üleval hingede maailmas või siis nii nagu kunagi varasemates tsivilisatsioonides, kas Hyperborea või Lyra-Siriuse kultuuris. Selleks aga on vaja meil omavahel nõu pidada, teatud tervendused ja koolitused läbi viia, et kõik üksteist mõistaksid ja et ka need, kellel on pikk tervendaja kogemus, saaksid julguse ja jõu oma madala mina puhastusega vabalt ja võib öelda ka piinlikkust tundmata tegeleda. Nii et selleks palju ingleid kõigile kaasa, teadvusele kõrget lendu ja meie hingeravikooli õppuritele väga suur tänu, sest tänu neile oleme me üleüldse saanud nii kaugele välja jõuda, et maavälised teejuhid on saanud esile tuua füüsiliselt sellise näidise ja etalooni, kuidas peaks üks maiselt kandev ja samas müsteeriumi vaimu levitav kool välja nägema ja kindlasti see, mida me praegu teame ja kogeme, on alles algus ja see, kuhu me edasi liigume ja missugune peaks see kool lõpuks välja nägema, on alles saladuses. Suur tänu tähelepanu eest. Ja kõige lõpuks, kuna praegu oleme ikkagi teraapiaruumis ja meid juhivad inglid, siis laseme sellel meie filmi all tõmmata siit ühe kaardi, mis peaks olema sõnum maailmakooli loomise väestamiseks. Ja loed siis, mis seal peal on. Our Lady of Innocence. Kas sa oskad seda ka tõlkida? Süütuse leedi. Ja see tähendab nagu puhas hing, eks ole. Nii et usaldagem oma hingesid ja julgustagem oma ego tulema selle loo kuulamisele ja meiega tutvumisele. Maarja on meiega.